tere vlog. Mõtlesin äkki teen teise nädala vlogi, näitan kuidas see nädal kulgeb. Kõik nädalad on ju erinevad. Põhimõtteliselt tulin peale hommikusöögi jalutama, käisin Nõmme tagult läbi, võtsin tumedat šokolaadi, sealt saab hea hinnaga. Ja sammud on kirjas, nüüd läheb koju ja ma mõtlen, kas ma lähen kohvikusse tööle või ma teen kodunt tööd. Samas õues on ka nagu nii mõnus ja ilus. Suvi on nagu lõpuks jõudmas kohale. Täna ma käisin natukene uut teed pidi kui muidu. Avastasin uusi rajoone, et väga tore oli. Alguses oli hirm, et kuhu ma üldse kõnnin, aga suundame koju. Teeme teise kohvi. Ja siis ma mõtlen, kas ja kus ma tööd teen. On tekkinud selline nagu põhimõte, et ma alustan päeva iseendaga. Ärkan üles, teen omal kohvid. No ma ärkan suht vara ka, üldiselt siuke 6-7 vahel. Oma kohvid, jalutused. Teen mingi kas natuke korda ennast ja niimoodi fookus on iseendal. Võib-olla õpin, loen midagi. Ja siis alles hakkan tööle ja hakkan check-in'i vastu võtmas. Ma tunnen, et ma ei taha panna teisi endast ette. Seega mitte olla ego-centered, aga ma suudan niimoodi palju nagu paremini toimida päeva jooksul üldse ka klientidega, kui ma olen enda tassi või nagu baasvajadused täitnud. Vot. Ma olen juba lõuna ära söönud. Ma tegin klientide check-in'id ära ja ma nüüd koristasin päris pikalt ja siis siin vahepala. Ja mul saab see pistaatsiakreem otsa, seal on reaalselt üks lusikas alles. Kurb. Olen märkamatult jõudnud järgmine päev kätte ja issand, mis ma eile tegin? Ma tegin tööd. Üldse ei mäleta. Okei. Ma räägin siis tänasest. Tänast ma veel mäletan. Hommikul kohe vara tegin check-in'id ära. Siis ma õppisin eksamiks. Siuke 4 tundi. Lõpuks nagu olin sinna tooli naelutatud, onja. Ja siis märkasin täna natuke tõbisena, seega jätsin trenni ära. Võtan veits rahulikumalt. Jalutan lihtsalt täna. Käisin linnas, käisin Loseris. Sain sõbrannaga kokku. Ja nüüd ma olen õhtusel rahulikul jalutusel. Et ja, selline kiire nädal võib öelda siis. Arvutis on lihtsalt palju aega veedetud, aga see on mul alati iga nädala algus niimoodi, et kõik esmaspäevad, teisipäevad, et mul on suht siuksed kompuutripäevad. Võt. Vaatame, mida siis nädala ülejäänud osa toob. Siis homme lähme pildistame. Ma arvan, et ma tunnen enam-vähem ennast, et ma saan pildistada. Ja siis trennid peaks ära tegema. Vaatame, kuidas enesetunne on. Võib-olla teeme kergemad trennid. Kui mul kalendrit ees ei ole, siis ma reaalselt ei mäleta mitte midagi, mis mu elu toob. Kätte on jõudnud jälle uus päev. Mul on suht kiire, aga ma sain asjad kokku, riided selga. Ma olen ikkagi tõbine, et õhtul mul oli vist väike palavik. Tundus seda moodi, aga ma ei kraadinud. Ja kurk on endiselt valus ja nagu ma olen magamata, aga kuidas ma nagu ei lähe photoshootile, ikka lähed ju, võtad kokku ennast ja jõuad poseerida küll, et õnneks kõige hullem ei ole olla. Ja nüüd mul on nagu debatt, kuna õues on siukene nagu udune, natukene võib-olla on niiskus on nagu kõrgem, siis mul on nüüd variandid, et kas ma lähen niimoodi tänavale, bussi
ja jõuan stuudiosse niimoodi, et ma saan need seal lahti teha ja ma näen decent välja. Või ma teen nagu lahti, olen tänaval ilus, aga jõuan võib-olla stuudiosse ja siis on juba ilm, tuul, niiskus kõik ära rikkunud, et kõik vaatavad, mõtlevad, mis su viga on. Mingi grandma style. Ma ei tea, kas ma julgen minna niimoodi tänavale ja bussi. Teoorias ma pean ainult pool tundi vastu pidama. Aga võtan teid endaga kaasa ja siis vaatame, mis päev veel toob. Kuidas läheb? Ma üritan siis mingit rabarberi vormi teha mitte mingi retsepti järgi, vaid lihtsalt mingi kohupiima midagi segu. Ma loodan, et see tuleb okei välja. Et ma suht tunde järgi nagu panin asjad ja elus teist korda teen, nii et vaatame, mis sellest tuleb. Nii hea vlogger ma olengi. Haigus tuli vahele, siis põhimõtteliselt ma võin teha kokkuvõtte, et eile siis me pildistasime. Väga hea vibe oli, väga tore oli. Käisin 2 pokil järgi. Ma võin nende sisu kohe näidata ka, et üks neist oli Notino ja teine neist olid raamatud. Raamatuid pole kunagi liiga palju, aga mul on see järjekord väga pikk, mis tahab lugemist saada. Ja ma üritasin keemiliselt oma kulme värvida. Ma loodan, et kõige hullem ei ole, aga ühesõnaga, kuna pruun tundus liiga nagu soe, oranžikas, siis ma mõtlesin, ma panen musta sinna sisse, mis ma tellisin tegelikult nagu ripsmete jaoks. Aga lõpuks oli see, et mu kulmud läksid roheliseks, mul oli paanika, ma hakkasin seda removerit kasutama, aga nüüd mul on siuke tunne, et mu kulm on ikkagi nagu siuke must ja hall, aga ma loodan, et päris nagu silma ei karju, et oleks nagu mingi ebaõnnestunud värvimine, aga õppetund jällegi mulle endale, et ei tasu rutata asjadega. Aga mul on täna selles mõttes näiteks parem olla. Eile ma ikkagi tundsin, et ma olen veel päris haige. Mis täna? Täna ma teen chill, rahulik, õpin eksamiks, võib-olla loen raamatut, teen süüa. Ma arvan, ma ikkagi ei lähe trenni. Ma ei taha riskida sellega, et ma ei saa terveks. Et ma pigem puhkan paar päeva rohkem ja saan täiesti terveks ja siis lähen alles trenni tagasi. Aga ma loodan, et äkki reedest pühapäevani saan teha juba trenni. Kuule, et siin valguses ikka suht tundub nagu hall. Okei. Elame üle. Kõige hullem ei ole vist. Nii, ma näitan teile Notino Howli ka. Et siis kulmudeks ma võtsin seda brändi, kulmud ripsmäed. Ja see on siis see remover, millega ma hulluks läksin. Siis panin seda ka ja seda siis, et värviga lahustada ja siis, et valge pliiats ka, et kuju sisse teha. Ühesõnaga, ma üritan, ma katsetan ja Catrice'i üliodav oli see, aga ülipigmented ja nagu tõesti, ma ütleks väga hea nagu oma hinna kohta. Ja no muidugi ei saanud sellest ümber, proovisin täna, vaatan, kuidas ta mu nahaga sobib, aga tahtsin proovida seda primerit, et ma üldiselt muidu primerit üldse ei kasutagi oma meigirutiinis, aga nüüd kasutan. Siis tellisin sellised raamatud ka, täpselt õigel ajal muidugi tellisin, kui ma olen haige.
seega täitsa tahaks õppida tundma rohkem oma immuunsussüsteemi kohta. Ja kuna mul on värske diagnoos, siis tahaksin seda ka lugeda, tundus hea. Mul on muidugi 3 ATH raamatut, ma peaks natukene nagu rahunema, et aitab, rohkem ei võta. Ja siis selline, et väga huvitav. Ja sisu tundus ka huvitav, kui ma natukene vaatasin ja ma tellin raamatuid üldiselt sellist äripäev.ee, et neil on tõesti hea hinnaga, et näiteks see 17 eurot, Rahvaraamatus ja Apollos on üle 40, 42,5, midagi sellist. Seega, ja need ma sain 5 euroga, et minu meelest nagu kunagi ei ole liiga palju raamatuid, et tasapisi tuleb lugeda, kuigi ATH pärast ma eeldan, mul on väga raske raamatuid lugeda, aga kunagi ma saan need loetud, kunagi. Huvi pärast näitan ka, et need raamatud on kõik mulle lugemata põhimõtteliselt ja on oma järjekorras. Hetkel ma loen seda päris pikalt juba, aga kuna mul on hetkel koolitusi palju ja eksamiks õppimine, siis mul aju ei võta vastu. Aga sellised raamatud mul on praegu järjekorras. Minu rabarberi küpsetis sai valmis. Ma juba pildid tegin, aga vlogi formaadis muidugi ma midagi ei kajastanud, aga minu kokkuvõtte sellest katsetusest on selline, et seal võiks olla rohkem rabarberit. Ta võiks olla magusam, ma ei pannud sinna suhkrut, ma panin ainult steviat mingi 40 grammi, aga võiks olla julgelt äkki 60 või siis egg white powderi panna seda vanillimaitselist äkki, mis on ka juba natukene nagu magusam. Et natukene nagu magusat juurde ja rabarberit rohkem. Aga muidu ta on praegu hästi siuke nagu hea on ta ikka, aga veits nagu veel timmiks. Võt. Aga ma arvan, et ma nüüd lähen jalutan, sest et sammud on ikka vaja täis saada. Kuna kõige kehvem ikkagi ei ole olla, siis jalutada ikka jõuab ja vihma ka ei tule seega ruttu välja. Tere tulemast jälle minu kööki ja kuna ma sain sõbrannalt nii armas, ma mõtlesin, ma ei saagi see aasta, aga ta tõi mulle karulauku, seega ma pean oma MasterChef skillid tõmbama kokku. MasterChef haki karulauku sügavkülma. Seda ma teen praegu. Siis soola ja karulaugu või käsitöö. Ma olen nii uhke. Ma ei tea, mul on veel hunnik karulauku ja ma ei tea, mida sellega teha. Ma pean vist netist otsima midagi. Mingid ideid, siis ma tegin tallegi jogurti marinaadis kanafileed airfryeris. Siis mul on plaanis teha veel, ma mõtlen, äkki nuudleid ja siis äkki kartulit ja porgandit keeta. Midagi sellist. Et siuke väikene söögitegu on. Käisin jalutamas ka, käisin 2 korda. Ühe korra sain natukene vihma ka, aga nüüd on päike, soe, mõnus, mul on palav ja ma vaatan, ma otsin netist mingit retsepte ja siis mõtleme, mis ma selle karulauguga veel teen. Tere pealelõunat, käes on järgmine päev ja ma olen endiselt veits haige. Suht siuke raske loid võisin tulla, nina, silmad on nagu on, aga ma tegin täna kerge ülakeha, et tõesti üks harjutus igale ülakeha lihasgrupile, suurematele siis põhilistele ja ainult 2 seeriat, et siuke hästi nagu rahulik. Siis hommikul esimesed 3 tundi me filmisime minu, ütleme, kliendiga või kuidas ma ütlen. Ta on juba nii toredaks inimeseks saanud minu jaoks, et nagu rohkem klient, aga ta siis aitas mulle filmida harjutusi sisse klientidele, et siis neid tegime pikalt.
Lõpuks saal oli lihtsalt liiga crowded, et ma ei saanud enam väga nagu mikrofoniga seal õpetada. Aga ma ootasin seda aega, kui ma jõuan koju, et ma saan teha teise kohvi ja süüa lõunat, et kell on tõesti juba mingi 2 saamas või. Et käisin kiirelt poest ka läbi, tõin piima, värsket kodujuustu. Et jah, et mis mu eesmärgid veel täna on, pessu minna ja õppida eksamiks, võib-olla raamatut lugeda, kui jõuan, jaksan vaimselt. Et jaa. Niimoodi logiseb või? Ma pean kirjutama sinna gym'i gruppi või midagi. Mis asja? Mingid lammutajad käivad siin vist. Oh my god. Tere hommikust! Mul on natukene hääl ära, sest et mul läks tervis jälle natukene halvemaks. Täna on jälle kurk on valus. Siuke nagu kraabib sees kõik. Et ma teen oma nädalavahetusest kokkuvõtte. Mul väga nagu palju pilte või mingeid asju ei ole näidata, aga kui on, siis panen kas peale kuskile siia nagu lähedale. Siis laupäev oli nii, et naistega siis saime Kadrioru pargis kokku. Selline uus kogukond kristlikele ja ka mitte kristlikele naistele, kes võib-olla kas otsivad Jumalat või sa oled Jumalast kaugenenud, siis sa oled oodatud, et siis me räägime seal väga nagu lihtsatest teemadest, mida ka piibel räägib. Et nüüd siis Kadriorus ma käisin esimest korda seal. See oli äkki nende juba teine kohtumine, kui ma ei eksi. Aga väga nagu tore oli, väga nagu mõnus. Ilmaga olime õnnistatud ja rääkisime siis Jumalaga isiklikust suhtest, patust, kuidas palvetada. Hästi sellised hästi lihtsad teemad. Kohti oli tegelikult nagu vähe, mis me läbi võtsime. Et ma võin need ka siia äkki panna, mida me lugesime, mida me lahti mõtestasime, millest me nagu arutasime. See oli nagu väga tore. Sain ka oma esimesed päikserandid sealt kätte. Ja põhimõtteliselt oligi, käisin pärast Raidoga poes. Sõin head ja paremat laupäeval, palju magusat sattus. Siis oligi juba päev õhtus ja nüüd oli siis eile oli pühapäev. Siis ma käisin mosaiikkoguduses, kus ma muidu ka ametlikult liige olen. Ja ma proovisin, meil on siis erinevad harud. Et kui ma muidu kuulun Kalamaja Mukosse, et siis ma käisin Kitseküla Mukos ja see oli väga tore. Mul kahjuks ei ole ühtegi pilti videot, aga oled ka oodatud. Et kui sa tunned, et mingi vaba kogudus või kuskil koguduses olla, kus on võib-olla natukene nagu, kuidas ma ütlen, kas nooremad nagu hinged ja rohkem selline vabam olemine, siis võib-olla see on midagi sinule. Inimesed ja on kõik hästi nagu toredad. Et siis pühapäev mulle põhimõtteliselt oli seal. Mis veel? Hommikul tegin trenni, nii laupäev kui ka pühapäev. Muidugi ma ei ole trennis nagu hullu pannud, aga päris nagu ilma liikumata ka ei saa olla, et ikkagi teen samme. Alati, kui ma olen haige, siis ma tahan kohe nagu rohkem süüa, mul on rohkem nagu isu, kui ma tunnen, et mu keha küsib rämedalt nagu süsivesikuid, kui ma olen haige. Et see on nagu iga kord niimoodi. Et siis jah, olengi korralikult söönud. Uni on siuke nii ja naa olnud, sammud teinud, trennid teinud ja nüüd täna ongi juba esmaspäev.
et ma ei tea isegi, mitu minutit mul see vlog on, et kuidagi ei ole saanud seda kaamerat niimoodi kätte võtta, kas siis oledki olnud hetkes unustanud või siis lihtsalt häbened, see võib olla ka vahepeal faktoriks. Kas ma võiksin teha nagu üle nädala weekly nagu vlogi või nagu milline see nagu tempo võiks olla iga nädal, ma arvan, ma kindlasti ei jõuaks teha. Et see on nagu too much pressure nagu minu õlgadele. Et jah. Nii nõme, nagu ma tunnen, nagu tahad nagu rääkida, aga siit nagu kraabib ja hääl on nagu ära, et ma loodan tõesti, et ma saan nagu varsti terveks, et olemine ei ole nagu kõige parem. Täna on plaanis teha ka selline trennikene, mitte midagi rasket, kerge, sammud. Eile tegin meal prep'i ka, täna on check-in'id on ju, arvutitöö jällegi, nii põnev. Ma olen mõelnud teha endale garderoobi analüüsi või nagu filtreerida välja nagu asjad, mida ma nagu tõesti nagu ei kanna või mis ei ole nagu enam minulikud või kindlasti mul on seal asju, mida ma ei ole võib-olla 3 aastat selga pannud, et ma mõtlesin, kas teha äkki TikToki formaadis seda, et hästi nagu tore siuke nagu formaat on, et proovime kõiki näiteks toppe selga, mis mul on ja siis valime nagu kas jätad või annetad või müüd maha, et nagu 2 valikut, et see formaat mulle isiklikult nagu väga meeldib, et tahaks seda filmida, aga see on nagu jõhker nagu monteerimine ja see oleks nagu mega pikk, ma arvan, ja see oleks vaja kuidagi nagu lühikeseks teha, et oleks nagu ikkagi vaadatav ka. Igal juhul ma tõmban siin vlogi otsad kokku. Sain natukene selline relaxim või nagu igavam vlog ja iga nädal ei olegi crazy ja ma arvan, et see haige olemine paistab praegu välja, et mul ei ole nii palju jaksu, ma ei jõua filmida ja möllata nii palju. Mul on ka hästi palju content'i tehtud, mis ootab nagu monteerimist ja ülespanemist, aga aitäh, et sa vaatasid ja pane ikka sub ja like ka, et siis ma teen kindlasti videoid edasi ja te võite ka äkki kommenteerida, mida te tahaksite nagu näha rohkem ja näeme juba uues videos.